Tere! Nii kaua, kui sa oled elus, kõik on võimalik. Kõik on võimalik teha nii, nagu sina tahad ja nii, nagu sina soovid. Ja sul on juba olemas kõik ressursid selleks, et saada seda, mida sa soovid. Et ei pea selleks kuidagi üle pingutada, midagi veel tõestada, midagi juurde õppida. Et jah, alati arenguruumi on, aga tegelikult selleks, et midagi hakata saavutada midagi, sul on juba kõik olemas. Ja täna on meie teema NLP massaažis ja üks seadusest, NLP seadusest on see, et kõlab nii, et sul on juba kõik ressursid olemas täna, et saada seda, mida sa soovid. Minu nimi on Natalia, ma olen kehapraktik ja ma tegelen kehalise praktikatega holistilise lähenemisega. Mida see tähendab? Et see ei ole lihtsalt massaaž niisama, aga see on rohkem selline meie koostöö, mis koosneb massaažist, psühholoogiast ja sellise nagu kokku kõik, mis aitab meid võimalikult kiiremini jõuda eesmärkini, sinu eesmärkini. Seda me võime kasutada ühe seansi jooksul selleks, et õnnestuks võimalikult efektiivsemalt. Ja kuna vahest meil ei ole piisav aega ühe seansi jooksul, siis ma mõtlesin panna kõik need teemad, millest me räägime, millest me arutame seanside jooksul koos klientidega, et võtta neid kokku, struktureerida ja anda nii, et me saaksime seanside ajal juba selle baasi alusel edasi minna, et kõik need teadmised, mida ma jagan siin, kõik need teadmised sul on juba olemas ja me saame efektiivsemalt liikuda koos edasi seansidel. Nii, ja tänane teema on, sul on kõik olemas selleks, et saavutada, kõik ressursid on olemas selleks, et saavutada seda, mida sa soovid. Ja vaatame teema, mis on ressursid. Ma nagu alati olen oma märkmedega, et ressurss on see, mis aitab meid jõuda meie eesmärkini ja lahendada mingit ülesannet elus. Ja need ressursid võib olla mis iganes. Kas see on raha, kas see on energia, kas see on aeg, kas see on sõbrad, tuttavad, kas need on teadmised, kõik see on teadmised. On olemas, kõik need on ressursid ja need ressursid, nad võivad olla erinevatel tasemel, näiteks riigi ressursid, mis see on? See on riigi mets, riigi mägi, riigi kõik ressursid, millega on rikas maa, kus sa elad. Teine variant, millega on rikas riik, on inimesed, inimeste teadmised, inimeste haritud inimesed, nende teadmised, oskused ja saavutused. Infrastruktuur, see on teed, need on teed, need on tehased, need on need ehitised ja tehnoloogiad, mida inimesed on saavutanud arendada selles riigis. Ja finantsilised ressursid, et riigil on ka oma finantsid, oma raha, laenutused, investeeringud, kõik see, mis aitab riigile kasvada ja arendada. Mis veel on? Meil on omad ressursid, isiklikud ressursid. Need on meie sisemised teadmised, võimalused, oskused, kõik see, mis on meie sees. On ka olemas meie väljaspoolt võetud ressursid. See on toetus lähedaste poolt, see on toetus kolleegide poolt, need on teadmised, saadud teadmised, need on info, see on raha, et kõik see, mis me saame väljastpoolt saada. Aga sisemised ressursid, nad ka koosnevad sellest, et
millised on meil teadmised, oskused ja ka meie motivatsioon ja enesekindlus. Ja kõik need ressursid, sisemised ja need, mis on nagu väljastpoolt saadud, kõik need ressursid, nad on võetud või need on võimalik kasutada igapäevases elus selleks, et saavutada ja jõuda oma eesmärkideni, kuhu me soovime liikuda. Ja kuidas see töötab meie keha puhul, kuna me räägime massaažist, teraapiast ja kehapraktikatest, et mida me kasutame ja kuidas see on võimalik kasutada enda huvides. Näiteks igal inimesel on olemas juba täna kõik ressursid selleks, et saavutada oma eesmärgid. Ja meie keha on ka selline ressurss. Ja meie keha on meie ressurss, kuidas seda võtta. Näiteks, kui mul on tervis ja ma tunnen ennast hästi, ma saan teised eesmärgid panna nii, nagu ma tahan ja sinna jõuda. Aga näiteks mul on soov, ma tea, reisile minna, maja osta, karjääri ehitada. Kõik see on võimalik siis, kui mul on tervis. Kui tervis ei ole, mina ei saa seda teha. Saan, aga see ei tule nii, nagu tahaks. Ja minu keha on kõige tähtsam ressurss. Ehk kui ma tunnen ennast hästi omas kehas, seda paremini ma saan väljendada oma soovid ja sellega ma saan saavutada efektiivsemalt oma eesmärkideni. Ja üks oluline asi, nagu ma alguses ütlesin, et nii kaua kui oleme elus, on kõik võimalik. Isegi võimalik see, mis on nagu võimatu. Aga kui me mõistame seda, mis on võimatu minu jaoks, sellest algab minu isiklik vabadus. Näiteks, see on võimatu elustada inimesed, kes on surnud. See on võimatu. Mina ei saa olla ema oma emmele. Või mina ei saa motiveerida sind midagi teha, mis minu arvamusel on sulle hea, lihtsalt sellepärast, et see ei ole sinu soov. Ehk meie ise oskame ise ennast motiveerida, teised ei saa meid motiveerida, võib-olla inspireerida, tuua neide, aga teised ei saa meid inspireerida, see tuleb, mitte inspireerida, motiveerida, see kõik tuleb seest poolt. Ja mida see tähendab, et kui sina tahad midagi saavutada, sa saad seda, kui sina soovid. Ja kui ma saan aru, et mina ei saa elustada need, kes on surnud, ma ei saa oma vanematele vanem olla, mina ei saa sinu peale mõjutada ja kuidagi sind motiveerida, mida see tähendab? See tähendab seda, et ma olen vaba. Ma olen vaba, ma mõistan, ma saan aru, kus on minu piirid, võimalused või mitte võimalused ja alustades sellest ma saan juhtida juba paremini oma elu. Ja elus on kõik võimalik nii kaua, kui me oleme elus. Ja kui rääkida ressurssidest, millised on ressursid meil, me rääkisime, et on olemas erinevatel tasemel ressursid ehk riigi ressursid, inimeste ressursid ja kui võtta minu isiklikud ressursid, siis need on need sisemised ja need, mis on väljaspoolt ma saan saada. Sisemised, see on minu teadmised, motivatsioon, see on minu oskused, teadmised, see on minu jõud, sisemine jõud ja see on minu enesekindlus ja enesetunne, kuidas ma tunnen ennast hästi. See on minu sisemised. Välimised on need kontaktid, minu lähedased, sõbrad, sugulased, kolleegid, see on raha, see on ka välisressurss, siis on info, teadmised, see on kõik see, mis ma saan nagu väljast poolt. Ja tänaseks mul on kõik olemas selleks, et saavutada seda, mida ma tahan. Kuidas? Nagu ma ütlesin, et tervis ja minu keha on minu peamine ressurss, sest kui seda ei ole,
siis see võtab prioriteetne koht ja siis ma pean kõigepealt taastada oma tervis, millega ma olen juba sündinud oma tervisega, hea tervisega. Ja kui ma taastan seda tervise, siis alles siis ma saan ehitada midagi muud omas elus ja minna oma eesmärkideni. Ja isegi kui ma tunnen ennast, Regina, tere! Ja kui ma näen, et minu ressursid saavad otsa või mul ei ole piisavalt jõudu, siis mina ei saa oma soovid, oma eesmärgid saavutada lihtsalt sellepärast ei ole jaksu, ei ole jõudu, ei ole soovi. Ma olen tühi seespoolt. Kõigepealt kõige esimene ja kõige tähtsam ressurss on minu keha ja minu tervis. Ja kui me räägime massaažist ja milleks me räägime täna siin psühholoogiast ja NLP, neurolingvistiline programmeerimine, sellepärast, et seanside ajal ma kasutan kõik need teadmised ja võtted selleks, et sinuga koos jõuda võimalikult kiiremini ja efektiivsemalt sinu eesmärkideni. Sa tuled ju minu juurde mitte selleks, et ma teen sulle pai, aga selleks, et saavutada mingid tulemused ja nende nimele me töötame sinuga koos. Me rääkisime sellest, et tervis on üks kõige tugevamatest ressurssidest ja järgmine on, see on meie teadvus või alateadvus, meie mõistus, meie mõistmine, seda, mis me ei saa kuidagi katsetada, mõõta, aga see on see, mis väga tugevasti mõjutab minu elu peale, sinu elu peale. Ehk me juba oskame ja me sündime sellega, et me oskame mõtlema, me oskame õppima, me oskame aru saada. Need on need oskused, millega me oleme sündinud. Me oleme sündinud ka terve kehaga. Ehk kõik see on selleks, et me saame hästi elada. Kui oleme sündinud, me oleme sündinud samal tasemel, me sündime sellega, et meie oleme võrdsad, aga millegipärast üks läheb rikkamaks, teine ei lähe, üks läheb tippsportlaseks, teine ei lähe. Ja kõik see on sellepärast, et meil on kõik algus sarnane, võrdne. Edasi juba sõltub sellest, kuidas väljaspool ressursid meie peale mõjutavad ja kuidas meie kasutame enda sisemised ressursid. Ja kui tuleme tagasi mõistmise juurde, et meie teadvus, alateadvus, see on see, et me oleme juba sündinud sellega, et me oskame mõtlema, me oskame õppima, me oskame ennast muuta, aga me saame muuta oma elu vastavalt selle, mis meil on vaja või mis mul on vaja. Kui mul on eesmärk, ma ei tea, hakata laulma täna. Ma ei lähe täna, ei võta mikrofoni, ei hakka laulma, sest sellest ei tule midagi ilusat. Aga kui ma pingutan ja iga päev ma praktiseerin ja teen praktikat igapäevaselt, siis üks päev mul õnnestub laulda, muidu hakkan lihtsalt ehmatada inimesed oma häälega laval. Ja täpselt seda, et kui ma näen, et ma tahan midagi saavutada ja mul on puudu mingi oskus, mul on täna kõik olemas selleks, et alustada, aga lihtsalt midagi tuleb harjutada, et oskada seda veelgi paremini. Jah, võib-olla vanitoos ma saan ise endale laulda, aga kui ma tahan esineda ja ma tahan, et mul oleks suur fännklub, siis selleks tuleb minu poolt midagi panustada, et olla parim laulja. Ja kui meil on vaja midagi muuta, kui me räägime teadvusest ja alateadvusest, siis kõige lihtsam see viis, kui ma saan juba täna alustada midagi teha. Aga selleks, et ma alustan, mul on vaja ka veel teha seda nagu kontroll, mis mul hästi tuleb välja, mis ei tule välja väga hästi. Ja see tähendab, et kui ma näen, et mul on mõned nõrgad kohad, siis lihtsalt tuleb neid tugevdada. Aga mul on tänaseks kõik olemas selleks, et ma saan
seda teha hästi. Ja kuidas oma mõistus või teadvus või alateadmine tööle panna ja kohe hakata midagi juba tegema, selleks on vaja kuidagi nagu rahustada oma mõttevool. Vaata, kui keha on lõdvestatud, kui keha lõdvestatud, siis hinges on rahu. Kui hinges on rahu, siis minu otsused on efektiivsemad. Kui mul ei ole seda tormi kehas hinges, siis minu otsused on maksimaalselt efektiivsed ja maksimaalselt head ja paremad. Mida see tähendab? Et kui mul on hästi töö tehtud oma hingega, siis mul on tänaseks piisavalt info ja piisavalt teadmised, et mingit otsus vastu võtta või midagi otsustada või midagi teha. Lihtsalt, kui on väga palju selline müra peas, siis mina ei saa kuulda iseennast ja mina ei saa midagi head teha enda jaoks, sest ma kuulan müra, aga ma ei kuule iseennast. Ja selleks, et kuidagi nagu rahustada oma hinge, siin saab aidata massaaž, siin saab aidata jalutuskäigud, siis siin saab aidata meditatsioon ja positiivsed afirmatsioonid, et lihtsalt enda jaoks tuleb leida see viis, kuidas ma saan iseennast kuidagi nagu seestpoolt balansseerida. Kõige parem viis on muidugi see, kui vaim ja keha teevad koostööd, et näiteks kui sa tuled massaažile ja me räägime, kuhu me liigume, kuhu on vaja jõuda, siis läbi seda me võime arendada oma oskused iseennast hästi kuulda. Sest tänaseks mul on kõik teadmised on olemas selleks, et saavutada seda, mida ma tahan. Aga hirm, see on kõige tähtsam ressurss, aga minus tähendusega. Ehk hirm, ta pidurdab minu liikumine, minu võimalused liikuda edasi. Ja kui ma avastan seda hirmu, mida ma kardan ja mis selle hirmu taga on, siis on juba lihtsam tööd teha oma mõistusega. Ja kolmas punkt, kuidas saab need teadmised, NLP teadmised kehaga või praktikas reaalselt kasutada. Esimene ma ütlesin, et see on meie tervis ja keha, teine see on meie mõistmine ja meie alateadvus. Ja kolmas, see on kehalised praktikad. Kehalised praktikad, see on massaaž, see on jalutuskäik, see on jõusaalis käimine, see on jooga, et vali seda, mida sinu puhul töötab kõige paremini. Ja ma võin massaažist rääkida, sest sellega ma tegelen, sellest ma saan nagu rohkem rääkida, sest kui võtta massaaži, see ei ole lihtsalt lõdvestamine, aga samal ajal see on ka veel töö sisemise pingega, mis ei lase meid edasi liikuda. Ja kui me võtame kehalised praktikad, et massaaž ta aitab mitte ainult maha võtta väsimus või lõdvestada lihased, aga ka veel saada energiat, teha lõdvemaks need lihased, mis on pinges, aga need lihased, mis on pinges, see räägib sellest, et midagi, mis ajus ma ei saanud nagu läbi käia, mingid oma muured, nad jäävad kinni lihastes ja see segab mind edasi liikuda. Ehk läbi kehatöö ma saan ka töötada oma alateadvusega ja töötada nende blokkidega, mis jäänud nagu armid minu hinges ja nende armidega me töötame ka seansside ajal. Et läbi massaaži me töötame ka sisemise blokeeringutega, mis ei lase meid liikuda elus edasi.
kokkuvõttes, kui rääkida ressurssidest, et tänaseks mul on kõik ressursid olemas ja millised on need ressursid, me sellest alustasime, et see on aeg, see on ka ressurss, kuhu seda aega ja meie kasutame ja aeg, see on selline ressurss, mida ei saa mitte millegiga asendada. Ei tule kunagi enam minu elus 15. märts, pühapäev 2025. aastal. Ei tule kunagi. See ainukene päev, millal see tuleb ja see on täna. Ei tule kunagi mul selline hommik, nagu täna oli. Ei tule. Tuleb teisugune, aga ei tule. Seda ei saa osta juurde, seda ei saa vahetada, seda ei saa asendada, kui vahest juhtuvad sellised olukorrad, kui tahaksid seda asendada ja muuta täiega. Aga ei juhtu. Ja mida see tähendab, et aeg see on kõige kallim ressurss, sest see ei ole taastada. Siis millised on veel ressursid? See on raha. Kas oma raha või laenatatud raha, aga tegelikult raha see on ka see ressurss, mis ma võtan nagu väljaspoolt. Siis on inimesed. Need inimesed läbi keda või kelle abiga või kelle kaudu ma saan saavutada oma eesmärgid. Kas need on naabrid, sugulased, lähedased, kolleegid, partnerid, et need on need inimesed, kelle kaudu ma saan saada info või jagada info või lähendada mingid teemad, aga need on need inimesed, mis on nagu väljaspool. Siis on informatsioon. Et need on need teadmised, mida ma saan alati arendada, saada juurde, õppida juurde, osta juurde ja sellega ma saan ka saavutada oma eesmärgid ja see aitab mind lihtsamaks teha oma otsused. Siis on oskused, millised oskused mul on, millised oskused mul on vaja ja millised oskused mul on vaja juurde õppida või arendada selleks, et ma saaksin võimalikult hästi ja kergesti liikuda oma eesmärgi suunas. Need on need ressursid, mida meil on olemas ja nad on alati olemas ja see ei tähenda, mis koguses need on. Jah, aeg on piiratud, et ma ei saa sünnitada last kui ma olen 80 aastane, või et see on jälle, millest me alustasime, et kui ma tean et mul on kõik võimalik teha ja kui ma saan aru või ma mõistan, mis ei ole võimalik, sellega ma saan arendada oma vabadus ja otsused teha. Nii, lähme edasi. Tänase kohtumise eesmärk on see, et koos sinuga uurida, kuidas läbi töö oma kehaga me saame avastada ja tugevdada sisemised ressursid, sisemised võimalused selleks, et teha oma elu kergemaks ja liikuda oma eesmärkideni. Ja kõige oluline küsimus, mina ütleksin see, et milline on kõige tähtsam ressurss sinu jaoks. Ja kui me vaatame, et see võib olla sinu keha ja sinu tervis, kuidas sellega ressursiga saab arendada, et sul on keha olemas, sul on tervis olemas, sellega saab juba hakata kõike tegema. Kui ei ole seda, ei ole keha, olen surnud, või kui ei ole tervist, olen ilma mõisteta ja ei ole adekvaatne, siis mina ei saa saavutada oma eesmärgid ja soovid. Aga kui mul on tervis, mul on keha, siis ma saan saavutada seda kõike, mis ma soovin. Kuidas näeb välja töö minu sisemise ressurssidega läbi keha? Kõige esimene, läbi lõdvestuse. Et kui kehal on pinged ja ei ole kerge liikuda, elada, hingada, siis need on need signaalid, mis näitavad, et seal on peidetud, alla surutud
tunned ja emotsioonid. Need on need kohad, kus nad on jäänud kinni. Ja kui me töötame nende kohtadega, siis on kergem nendest lahti saada pingutusest ja sellega hakkab meie aju ka teistmoodi vaadata sama protsesside peale, sama tunnete peale ja siis sellega me saame arendada veelgi paremini meie tunned ja meie need murekohad, mis on jäänud hinges, me saame nendega paremini tööd teha. Teine massaaž aitab lõdvestada keha ja läbi keha aru saada, kus on need peidetud tunned ja kuidas nendega saab tööd teha. Ehk kui me uurime ja jälgime, mis minuga toimub, kuidas ma tunnen ennast, mismoodi see näeb välja ja kuidas minu keha annab need signaalid, siis ma saan kui ma tean need signaalid, siis ma tean, millised mul tulevad tavaliselt reaktsioonid ja kuidas ma saan nende reaktsioonide mõjutada nii, et muutuda oma reaktsioonid vastavalt sellele, mis mul on vaja. Ja kui me töötame kehaga ja läbi keha oma alateadvusega ja oma seadistustega, mis meie peas on või hinges, läbi seda me võime ennast muuta ja muutuda meie reaktsioonid, emotsioonid, käitumised ja otsuse viisid. Ja läbi seda me saame muutuda seda, mida meie ei mõista, sest meid mõjutab või meid juhib see, mida meie ei mõista. Ja kui me saame ennast paremini tundma, siis me saame seda juurdepääsu nendele asjadele, mida meie ei mõista, aga me saame seda juba muutuda ja me saame seda kasutada selleks, et ennast muutuda ja juhtida, võtta seda võimu, juhtida oma elu. Sa saad kirja panna või broneerida aega minu seanssidele ja me võime koos uurida, millised on sinu võtted, kuidas sa saad enda juurde võimalikult kiiremini jõuda oma soovidele ja leida need viisid, kuidas sa saad iseendale aidata, toetada ja liikuda oma eesmärkideni ilma ankuriteta, sest hirmud ja need, mis on alateadvuses, need seadistused, nad pidurdavad meid ja meie oleme innetu ja õnnetu, et kui me võtame näiteks selline elumaratoni ja jookseme elu lõpuni oma maratoni arvates, et teidame oma eesmärgid ja siis lõpuks meie ei ole nii õnnelikud oma eluga. Kahju seda maratoni lõpus vaadata. Palju lihtsam, kui me elame oma elu ja aeg-ajalt kontrollime, kas see on minu eesmärk, kas see on minu soov, kas see on minu poolt loodud see eesmärk või see on kellegi teise poolt minu peale mõjutatud ja mina jooksen mitte oma eesmärkide järgi, aga teiste eesmärkide järgi. Sest tegelikult, kui mina ei teida oma eesmärgid, siis oma eluga ma teidan kellegi teise, kellegi võra oma eesmärgid. Ehk väga hea, kui ma tean, mida ma tahan, siis ma elan oma elu ja võim minu elu ja minu keha üle on minu käes, mitte selle käes, kelle jaoks ma elan ja teen oma tööd või teidan kellegi võra oma eesmärgid, oma elu hinnaga. Nii, kui me vaatame, millised on ressursid meie keha ja alateadvuse tasemel,
millised on need ressursid, ma võtsin 3 tähtsamad. See on aeg, ehk kui ajast rääkida, siis vaatame, kuidas meie käitume oma aega, kuhu me panustame kõige rohkem aega ja kas on võimalik leida natukene veel rohkem aega enda jaoks, enda eest hoolitsemisest, enda heaks, sest näiteks kui mul on vaja päästa maailma, aidata vanematele, aidata lastele, aidata abikaasale, kolleegidele, oma ülemusele, ma olen võlgu kõige eest, aga kus ma elan, kus on minu elu ja kui lõpuks natukene jääb aega, et teen väike tassike kohvi või teed, see ei ole see elu, et ma sellise käitumisega ma täidan teiste inimeste eesmärgid, mitte enda omad. Ja see ongi see aeg, et kuhu ma panustan oma aega, kas on piisavalt aega, ma annan iseenda jaoks selleks, et elada hästi ja siis, kui mul on piisavalt energia, kui mul on tervis, kui ma olen õnnelik, siis ma saan palju rohkem anda nende teistele, kes on lähedased või vajalikud inimesed minu elus või tähtsamad inimesed minu elus, siis minu panus on palju kvaliteetsem, kui ma olen terve ja õnnelik. Aga kõigepealt need prioriteedid tuleb muuta ehk panna iseennast esimese koha peale. Punkt 2 on energia, et minu keha on minu energiaallikas. Ja inimeste kehad on nagu Tesla ehk mida rohkem ma liigun, seda rohkem ma produtseerin energiat. Et kui ma arvan, et ma istun divani peale ja siis täidan oma tühjad patareid, siis ma olen veelgi rohkem vesinud päeva lõpus, kui ma oleks lihtsalt vahetunud ja pannud midagi muud tegema ennast. Et energia tuleb liikuvusest, nagu Tesla. Tesla on ju hea auto ja väga tark, kaasaegne. Ja täpselt meie kehad oli palju tarkem juba aastaid, 1000 aastaid ehitatud ja arenenud, et juhtida oma elu nii, et minu keha töötab minu heaks. Ja see energia, et kui efektiivselt ma kasutan seda energia, mille peale ma kasutan oma energia ja millised harjumused mõjutavad, kas need harjumused, mis mul on, nad annavad juurde mulle energia või nad kulutavad seda energia, et see on ka selline lihtne küsimus, lihtsalt jälgida, lihtsalt seda nagu teha kontrolli aeg-ajalt, et kuhu ma jooksen oma elu maratoni. Ja punkt 3, see on mõistmine, et see on see, mis nagu alateadvusest tuleb, et mida rohkem ma tunnen oma keha, mida rohkem ma oskan lugeda keha signaalid ja oskan lugeda oma keha keel, seda paremini ma saan juhtida oma elu ja massaaž aitab kuidagi nagu aeglustada, võtta seda nagu infomüra, mis tuleb igalt poolt meie peale ja natukene lõigastuda ja maanduda ja olla siin kohal ja samal ajal, et mina ei jookse ringi, ei pingutan üle, aga ma võtan aega iseendale, ma olen massaažil, see aeg on minu oma, see keha on minu oma, see aeg on minule heaks ja kui ma lõdvestun ja tasakaalustan ennast hinges, siis ma võtan seda müra maha, koristan ära ja siis ma kuulan iseennast palju paremini, sest kõik vastused on juba olemas ja kõik vastused on minu sees, et teiste inimestega ma suhtlen lihtsalt selleks, et välja ütlema oma mõtted, tagasi saada mingid tagasisidet või mõtted, aga tegelikult kõik vastused on juba olemas. Lihtsalt ma ei kuule neid, sest on palju müra ja sellest mürast saab lahti saada läbi massaaži, saab lahti saada läbi meditatsiooni või jalutuskäigu teha või teha korraliku trenni jõusaalis, et igaüks valib endale seda maandumise protsessi, aga see palju hästi aitab
selleks, et iseendaga rahul olla, iseendale teha selline balansseerimine, et kehas olen tasakaalustatud. Need on 3 sellised tähtsamad ressursid, mille alusel on ehitatud ülejäänud ressursid, mis mul on vaja, sinul on vaja, ehk see on aeg, see on energia ja see on meie mõistmine. Ja muidugi kõige tähtsam ressurss on ka meie tervis ja meie keha. Ehk kui oleme terved, siis saame hakkama kõigega. Kuidas saab need ressursid kasutada erinevatel elusfeeris või elutingimustes? Näiteks kui on karjäär või tööasjad või äri. Vaata, et kui keha on lõdvestatud, tasakaalustatud, et kui keha tunneb ennast hästi, et minu keha, minu tervis, siis minu mõistus on ka kuidagi selge, terav, ärkas ja mõistus on perfektne, siis minu otsused tulevad palju efektiivsemad, kvaliteetsemad ja unikaalsed. Ja regulaarne massaaž, ta annabki seda nagu stabiilne tunne, et mul on kõik hästi, mul on kõik korras, kõik on kontrolli all ja kõik on, sõltub minu elus sõltub kõik minult, sest mina olen oma elu juht. Näiteks kui väga palju pinge ja stressi, siis hingamine ka väga hästi aitab, et massaaž ja ka hingamine. On olemas mõned väga lihtsad praktikad, hingamise praktikad, ma õpetan neid seanssidel ja me teeme seda koos, et aktiveeruda neid, et kui ükskord juba keha seda kogeb, siis peale seda sa juba oskad alati ja vajadusel, kui sul on vaja ennast nagu korda saada, tasakaalustada, siis sa saad kindlasti endale olla toeks, et sa saad ise endale aidata. Ja kuidas enese arengul saab kasutada need teadmised, millest täna me räägime, näiteks märgata oma keha signaalid, mis toimub kehas, kuidas see kõik toimub ja kui seda me saame korda saada ja hästi ennast kuulda ja tunda, siis me saame iseendale aidata ja me saame läbi keha teada ennast tunda paremini ja regulaarselt esitades endale mõned küsimused, räägin kohe millised, me saame ennast paremini tunda ja me saame iseendale olla tugi ja abiline, et edasi liikuda omas elus ja vaadata, kas need harjumused või mõtted, nad aitavad mind minna eesmärkideni või vastupidi, nad pidurdavad ja vastavalt selle juba teha järgmised sammud. Nii, praktiline osa. Kui sa märkad, et kehas on mingid pinge, vaata, mis pinge see on, kus ta asub, mida ta teeb, miks ta tuli. Lihtsalt kujuta ette, et see pinge on mingisugune loom või midagi olend, millega saab suhelda, tal on oma soovid, tal on oma missioon, miks ta tuli ja lihtsalt vaata, kus on see pinge ja mida see pinge tõi mulle, miks ta tuli, mida ta tahab mind õpetada või mida ta tõi mulle, mille peale ta tahab pöörata tähelepanu, miks see tuli minu elu. Ja siis selle pingega saab tööd teha, et need vastused hakkavad tulema, aga kui on vaja lõigastuda ja lõdvestada see koht, kus on pinge, seda saab teha läbi hingamise. Lihtsalt kujuta ette, et kui näiteks siin on pinge, kujuta ette, et siin on väikesed, mitu väikesed ninakesed, mille kaudu sa saad
hingata välja oma mured, oma valud, oma pinged ja sellega hingamisega sa saad lõdvestada need kohad, mis on pingelised. Ja küsi iseendalt, et milline info annab mulle see tunne, kus on pinge ja kuidas ma saan seda signaali tõlgendada enda jaoks. Või lihtsalt tule massaažile, pane ennast kirja, broneeri aega, tule ja siis vaatame, uurime sinuga koos, mis sinu keha peidab ja millised ressursid sa saad enda heaks kasutada, mis sinul on juba olemas. Ja aprillis meil tuleb maraton, selline, see on tasuline ja tasuta, mitte tasuline, tasuta maraton, kus me teeme ühe väike praktika koos. Ma ei ole veel kulutanud välja, mis selle maratoni nimi ja mis teema on, aga varusta endale aega natukene päevas aprillis. Et selle tehnikaga, mida me teeme, selle praktikaga, saab teha väiksed minisammud, aga sellega saad teha suured muutused. Ja tänu sellele sa saad selle maratoni, aprilli maratoni jooksul, sa saad teha neid muutused ja kasutada need teadmised, mis NLP, me räägime NLP massaažis, sa saad endale kasutada neid, et tugevdada, aktiveeruda ja lihtsalt jälgida, kui tegelikult kergesti saab omas elus teha muutused, olla endale toetuseks ja teha lihtsad sammud, mis tugevdavad sinu tervis ja tugevdavad sinu enesetuju ja enesekindlus. Ja 3 küsimust, mida saab iseendale esitada, et ennast arendada. Mida räägib minu keha praegu, nüüd? Mida räägib ja mismoodi ta räägib minuga, et millised signaalid ta annab, kas see on pinge, kas see on lõdvestus, kas mul on külm või soe, et millised tunned ta annab keha. Et see küsimus number 1 iseendale, et paremini ennast tunda ja paremini tugevdada selline nagu sisemine intuitsioon või et enesetunne selleks, et ennast paremini aru saada, et saaks teha need muutused, mis sul on vaja. Esimene küsimus, mida minu keha räägib mulle kohe ja nüüd, millised need sõnumid annavad. Ja millised need sõnumid mulle räägivad, millest nad räägivad, need sõnumid. Teine küsimus selleks, et töötada oma keha ja alateadvusega, oma mõistusega. Kuidas ma saan muuta oma reaktsioonid nii, et tunda ennast paremini? Kuidas ma saan muuta oma reaktsioonid nii, et tunda ennast paremini? Ehk kas mul on vaja rohkem lõgastuda või tuleb lihtsalt sirgeks istuda või tuleb teha massaaži või vastupidi, jalutada, joosta, käia jõusaalis. Mida ma saan teha? Kuidas ma saan teha väiksed muutused nii, et ma tunneksin ennast paremini? Ja millised on minu harjumused mõjutavad minu enesetunne peale? 3. küsimus. Millised sisemised ressursid mul on juba olemas selleks, et saavutada seda, mida ma soovin? Mis aitab mind edasi liikuda? Mida ma saan kohe ja nüüd kasutada juba täna selleks, et midagi muuta? Ehk see, mis mul on vaja, ma saan juba täna teha. Elu näitab, mis on vaja mulle sättida, juurde õppida, tugevdada, aga tegelikult ei ole vahet, kui vana ma olen, kui palju haridused mul on.
et tänaseks mul on kõik olemas selleks, et saavutada need soovid, mida ma tahan. Sest mida rohkem ma iseennast arendan, sellega seoses kasvavad ka minu soovid, oskused ja võimalused. Ehk seda, mida ma täna tahan, seda, mis mul täna tuli mõte, et ma tahan seda, ma ei saa tahtma seda, mida mina ei saa teha. Mul isegi ei tule see idee, sest minu kõik soovid, tahtmised ja eesmärgid, nad tulevad selle alusel, mis mul on juba olemas. Ma ei saa tahtma seda, mida mina ei saa saavutada. Ehk mul on tänaseks juba kõik olemas, kõik ressursid on olemas selleks, et ma saan jõuda oma eesmärkideni. Ja lõpetuseks. Miks, kui ma tahan midagi teha, miks ma tunnen, et mul ei ole midagi piisav, ei ole piisav tark, ei ole piisav ilus, ei ole piisav haritud, ei ole, alati võib välja mõelda, mida mul ei ole või miks ma ei ole piisavalt millegi jaoks. Tegelikult kõik on olemas selleks, aga inimesed väga tihti isegi ei mõista seda, mis võimalused neil on. Et nad lihtsalt need hirmud ja kahtlused, nad on nii tugevad ja nad võtavad endale nii palju võimu meie üle, et me usume rohkem hirmudele, mis tegelikult on meie fantaasiad ja hallutsinatsioonid kui reaalsus ja meie anname oma võimu neile. Ehk miks me arvame, et mul ei ole piisavalt mingit ressursid selleks, et midagi saavutada, lihtsalt sellepärast, et minu ajule on mugav mitte midagi muutuda oma elus, sest on vaja ju pingutada. Ja sellepärast, et ma arvan, et mul ei ole piisavalt ressursid või veel midagi, et minu aju tahab venitada ja lükata edasi, et pärast arvan sellest, pärast mõtlen selle peale. Ehk inimesed ei mõista, kui palju võimalused neil on juba täna ja võimed. Teine on meie valed uskumused ja hirmud, millised ei anna meile näha uued võimalused. Et hirmud on nii suured, et ma lihtsalt nende taga ei näe mitte midagi, kui tegelikult see lihtsalt väike hirm, aga ta on kohe silma ees ja see ei anna mulle hästi näha edasi teed. Ja järgmine punkt on aeg, et aeg, mis ma kasutan mitte efektiivselt. Näiteks ma tahan käia joosta. Ja ma panin endale eesmärgiks täna, et ma jooksen. Aga ma vaatan, et kodus on vaja tolmu pühkida, on vaja koristada, süüa teha, trikkida, koristada. Hakkan sellega tegelema, sest see on ju oluline. Aga tegelikult ma tahtsin joosta. Ja mina ei käinud täna joosta, sellepärast ma tegin nagu midagi tähtsamat. Kuid tegelikult ma tegin asendustegevused, mitte põhitegevus. Ehk see on see, kuidas efektiivselt ma kasutan oma aega. Ja kui ma tean, mida ma tahan, siis ma ehitan oma tegevused ja oma plaanid vastavalt sellele, mis mul on vaja teha. Mitte seda, mis on vaja teha naabrile, perele ja kellelegi teistele. Jah, muidugi tuleb arvestada oma lähedastega, plaanid koos teha ja nii edasi. Aga oma eesmärkide saavutamise eest vastutan ainult mina. Ma ei saa süüdistada lapse, mehe või vanemat, et ma ei saavutanud selle pärast, et ma ei pannud ise seda prioriteetiks. Ongi kõik. Ja see on aja efektiivsus. Nii, aga kuidas saab kasutada oma ressursid, mis mul on? Nii, et see oleks minu jaoks on kasulik. Kõigepealt
aru saada, mida ma tahan, mis on minu soovid ja eesmärgid, kas nad on minu omad või nad on kuidagi nagu tulnud väljaspoolt, et ma ei tea, kõiki tahavad ja mina tahan või midagi sellist. Et aru saada, mida ma tahan ja kui ma tean, mida ma tahan, siis enam keegi ei saa mind mõjutada või ümber rääkida, et sul on vaja seda teha või sa pead seda tegema. Ei pea kellelegi ja siis ma saan teha seda ja jõuda oma eesmärkideni, kui ma tean, mida ma tahan. Järgmine punkt on planeerida oma aega ja kui ma blokeerin aega selleks, et saavutada oma eesmärgid, siis ma jõuan seda teha, sest aeg on blokeeritud ehk see blokeeritud aeg, see on see aeg, mida ma ei tee mitte midagi, vaid seda, mille peale see aeg oli blokeeritud. Näiteks nagu lennuki peale minek. Et mina ei saa lükata edasi lend, sest ma tahan veel pool tundi magada kauem. Aeg on blokeeritud selleks, et lennata. Ja kas ma olen kohal või ei ole kohal, lennuk lendab. Täpselt sama oma soovidega, et kui ma tahan midagi, ma blokeerin seda aega, nagu lennukiga lend. Ja siis ma teen seda. Kui ma ei teinud, siis ei teinud. Siis ei olnud see minu eesmärk, sest ma ei panustanud sinna aega. Siis järgmine punkt on otsida unikaalsed lahendused ja seda saab teha ainult siis, kui hinges on rahu, mõistus on rahu ja siis minu otsused tulevad läbi lõdvestatud keha, läbi tasakaalustatud mõistus, tulevad parimad võimalused, mida ma saan teha või lahendada. Siis arendada uued oskused, et kui ma tahan saavutada mingid tulemused ja siis ma näen, et mul on midagi puudu või ei ole nii tugev, siis need tugevamaks saab teha läbi oskuste arendamine. Ja viimane punkt on kasutada teised ressursid, teiste oma ressursid ehk näiteks õppida nendelt, kes on juba jõudnud teha seda, mis ma tahan või osta endale konsultatsiooniteenused või kaasata need inimesed, kes on juba saanud samad eesmärgid, mida mina soovin või vastupidi, ära anda, teha seda, mida mind ei vii eesmärkideni, aga kulutab minu aega. Ehk delegeerimine on ka see ressurss, mis aitab mind elus jõuda palju asju teha, kui ma oskan seda reguleerida ja edasi anda see tegevus, mis mul on vaja teha, aga keegi minu eest saab seda tegema. Vot sellised teemad ja täna oli see teema, et sul on juba olemas kõik ressursid selleks, et saavutada seda, mida sa tahad, sest kõik ressursid sul on olemas ja kõik soovid, mida sa tahad, kõik need soovid kindlasti teituvad, sest sa ei saa tahtma seda, mida sa ei jaksa või ei oska teha. Ehk sa soovid seda, mis reaalselt sinu aju juba arvestanud, et sina saad hakkama sellega. Ja kui sa näed, et sul on nagu kõik on arusaadavad, aga mingi pisikene asi on puudu, tule seansile ja vaatame sinuga koos, vaatame sinu kehakeel, millised signaalid annab välja sinu keha ja kuidas saab tugevdada oma sisemised ressursid nii, et sina saad hea ja mõnuga elada omas kehas, nautida seda, mida sa teed ja saavutada oma eesmärgid nii, nagu sina tahad. Ja kohtumiseni jälgi story siis, millal tuleb meil järgmine teema ja jätkame edasi NLP massaažist rääkida.